No nii sõbrad, ammu lubatud, paljude poolt oodatud ja ka ühe inimese poolt küsitud. Sõbrad, ma lubasin teile tutvustada oma autot. Siin ta ongi. No nii sõbrad, Saksamaa aasta 2012 mööda tänavaid liigub Opel Zafira B, mis on tegelikult juba selleks ajaks jäänud vanaks, ta on liiga kandiline, temast tehnoloogiad on ajale jalgu jäänud ja tekib vajadus luua uus Opel Zafira, millega me saame raskendada disainerite, inseneride tööd. Ega ei pidanudki kaua mõtlema, kui tuldi välja ideega, et ühendame ühes autos äriklassi, pereauto ja seda kõike odava hinnaga. Disainerid lähenesid oma tööle väga tõsiselt. Nad võtsid kõrvale kilo meelemürki ja alustasid oma tööga. Tulemuseks on meil Opel Zafira Tourer C-kerega. Sõbrad, see abreviatuur või see nimetus Tourer tähendab täiesti uut lähenemist Opel Zafira ideoloogias. Nüüdsest see auto on pere minivan äriklassis. Sõbrad, Opel Zafiral on välja tulnud 4 põlvkonda. Viimane põlvkond on buss, sellest ma praegu rääkima ei hakka. Ja ma tahaks rääkida teile nüüd natukene 3 põlvkonnast. On A-põlvkond, on B-põlvkond ja see on nüüd C-põlvkond ehk siis 3. Sõbrad, kui nüüd vaadata A ja B erinevus, siis olgem ausad, B näeb välja nagu A facelift. Seal suurt nagu, jämedalt öeldes midagi muutunud ei ole. Ta on sama kandiline, samad suurused, samad tehnoloogiad, praktiliselt kõik on sama. Kui me nüüd jälle võtame C, siis C on nüüd täiesti uus looming. Ta on palju kaasaegsem, ta on voolujoonelisem ja olgem ausad, tegelikult ta on ka päris ilus. Sõbrad, ega teie jaoks ei ole saladus, et enne ma sõitsin Opel Zafira B-ga ehk siis eelmise põlvkonnaga ja peab tunnistama, ega sealt tuled ei olnud kõige paremad. Siin aga meil on Xenon adaptiivsed tuled. Ma isegi ei tea, kas nad on adaptiivsed, mulle lihtsalt meeldib see sõna ja ma tahan seda kasutada. Siin tuled keeravad koos rooliga sulle järgi. Nii nimetatud kurvi tuled oleks nagu siia sisse ehitatud seal tuledes. Vaatepilt või ütleme valgustamine öösel on meeletult hea ja ma tohutult naudin seda. Muidugi lisaks on siin veel nii-öelda kurvituled, aga juba nendest piisab, kui sa pöörad. Sõbrad, kui rääkida mootoritest, siis kaevates internetis uurides asja, siis ma leidsin siin üle 20 tüübi mootorid, mis siia paigaldatakse. Nad on bensukad, dislad, LPG-d, CNG-d, alates 1,4 kuni 2,0 ja ma nagu kõikidest ma tegelikult ei hakka üldse teile rääkima mingitest mootorist, aga ma räägin teile konkreetselt sellest mootorist. Siin on meil 1,6 diisel 100 kilovatti. Ma leian, et see mootor on päris õige siia oma omaduste poolt, oma võimsuse poolt, oma kütusekulu poolt. Ma leian, et see on päris ideaalne mootor siia. Oma kogemust ma saan öelda, et see mootor on üliökonoomne ja vaikne. Ja üldiselt üldse loetakse seda mootorit paremaks, kui on 2-liitrine disla, mis on 125 kilovatti. Aga sõbrad, ma ütlen teile, kui te hakkate ostma seda autot ja selle auto läbisõit on kuskilt 180 000 ja pluss, sealt te peate juba uurima hakkama, siis teostage sellele tõsine kontroll. Miks? Ma kohe teile räägin. Ma ostsin selle auto 6500-ga. Auto on aastast 2016. Nagu ma juba eelnevalt ütlesin, siis tootmist alustati neid aastal 2013
ja vahepeal aastal 2015 vist oli toimunud facelift ehk siis väike uuendus. Ja peaks ütlema, et autod enne 15 on palju odavad kui peale 15 aastat. Miks ma seda räägin, on see, et mina ostsin ta 6500, kuigi ta turuväärtus on kuskil 11 000, 12 000 umbes niimoodi. Kuid tol hetkel ma ei pööranud sellele niivõrd tähelepanu. Ma ei võtnud turu odavamat ja ma ei võtnud ka turu kallimat, vaid ma lihtsalt mõtlesin, ma leidsin hea varustusega keskmise hinnaga auto ja olin sellega rahul. Peale ostmist ma sain sõita selle autoga umbes nädal aega, kui selgus üks tõsine viga, mis sellel autol on. Ja see viga asub vot siin kapoti all. Sõbrad, kui te ostate seda autot, te peate hoolikalt kontrollima või siis veenduma selles, et sellel mootoril on vahetatud kett. Sõbrad, keti vahetus sellel autol on alates 1900. Ja alates 1900 juhul, kui te ei vaheta sidurit ja hooratast. Kui need lähevad ka käiku, siis 2800 on teie check. Miks see nii keeruline on, miks see nii kallis on? Kõik on selles, et see auto ei ole mõeldud turu teiseks järguks või sellega peaks sõitma esimene omanik ära ja ta põhimõtteliselt peaks minema romulas. See auto on täiesti kõlbmatu remondiks. Mis ma tahan sellega öelda, on see, et vahetada kett, te peate täiesti eraldama mootori, käigukasti, hooratta, siduri, või vastupidi, sidur, hooratas, kuidas keegi siin arvab, ja alles siis te pääsete ketini. Seal süsteem on kaheketine. Üks on see, mis veab õlipumpa ringi ja teine siis väntvõlli ja nukkvõlli. Zafirad on tehtud nii 7-kohaliseks kui ka 5-kohaliseks. Minu konkreetne on 5-kohaline ja tegelikult ma olen sellega ülirahul. Enne mul oli Zafira B ja tal oli 7 kohta ja ma pean ausalt ütlema, siis ma mitte kordagi neid ei kasutanud. Ainuke kord, kui ma need üles tõssin, oli siis, kui ma puhastasin neid, siis seal oli juba hallitus tekkinud. Nii et, ma ei tea, tavaelus tõenäoliselt 7-kohalist pole vaja. Lisaks muidugi seal 7-kohalist pole ka ruumi, et istuda tagumise reas. Maksimum, keda te sinna saate paigutada, on lapsed. Kui me nüüd võtame seda kui taksona, siis täpselt samamoodi 7 kohast teil kasu ei ole. Väga harv juhus on, kui tellitakse 7-kohaline auto ja kõik mahuksid sinna, kõik 6 täiskasvanud mahuksid sinna autosse. Üliharv juhus. Kui siia paigaldada tagumine rida, siis pagasniku ruum jääb väga väikseks. Ja olgem ausad, et kus tellitakse 7-kohalisi autosid, lennujaamad ja tõenäoliselt sealt ei tulda ilma pagasita. Lennujaam, bussijaam, kuskil, need kohad on tõenäoliselt, kus võib tulla grupi tellimus. Opeli loojad on siis üritanud siin äriklassis autada sellega, et siia paigaldavad päris kvaliteetne nahk ja lisaks sellele, et siin istmed transformeeruvad. Mida ma mõtlen selle all? Kohe näitan teile. Siin on võimalik siis ehitada sellised kuninga istmed. Ma ise ka poleks teadnud, kui ma poleks hakanud uurima Opeli kohta. Vaat sellised käetoed meil tekivad transformeerimisel ja olgem ausad, siia maavad ikka lahedalt päris lahedalt 2 täiskasvanud inimest. Ainuke probleem, mis kohe kustutab kogu selle luksuse asja ära, panoraamkatused, eraldi mingid õhuvõtud asjad, kõik muutub mõtetuks, kui me vaatame siia taha. Kui me vaatame siia. Sõbrad, nagu te näete, siin on tegelikult päris suur siuke vahe või ütleme niimoodi, et lausa auk. Kui meil oleks siin 7-kohaline, siis siin vastu vahiksid tagumised istmed ehk siis 3. rida ja võib-olla see ei häiriks silma niivõrd palju kui praegu. Aga see auto on, nagu ma ütlesin, juba 5-kohaline ja sõbrad, kui mul on siin mingid asjad pagasnikus, kõik, mis siin pagasis näha on, vähe seda, et seda on näha,
see pidurdamisel võib ka siia teile sölle tulla. Nii et kahjuks jah, see luksus või see sakslaste mõte siin luksust luua sellisel moel, ma ei leia, et sellel oleks mingit pointi. Ma arvan, et kui siin oleks võimalik mingi sein, mis võiksid niimoodi põrandast välja käia, kuskile siia riputada või siis kas või istmete külge, kuidagi niimoodi eraldaks selle asja, siis ma arvan, et sellel oleks palju rohkem ilmet, kui see kahjuks praegu on. No nii, proovime kujutada ette, et ma olen siis üks õige ärikas. Nii, käepide ma olen endale siin juba paika pannud. Kõik on nagu chill, unustame ära, et mul siin taga on auk. Mis mul siis veel ärikale mõeldud on, siis panoraamkatus ilusti olemas. Mis siin veel siis? Aknatõstukid töötavad ilusti, eraldi on mul veel jahutus, ehk siis õhk ajab peale. Ja, ega suurt midagi rohkem ei olegi. Noh, võib-olla siis ütleks veel, et ma ei tea, kokaiini jaoks taska, sest muud eesmärki ma selle taskul ei leidnud. Lisaks veel on, seal all on siis, ma ei tea, telefonilaadjad, kui te tahate, ja veel mingid 2 taskut, või üks tasku veel. Ma ei kujuta ette. Ma arvan, et siin võib sellega narkot üle vedada siis ka. Mitte keegi teil ei leia. Lisaks on meil siin veel vajutades nuppu kaardin, läheb siis, kui on eriti päikseline ja nagu tänane päev on eriti päikseline. Nii. Ei tea, mis tal nüüd hakkas. Mis tal nüüd hakkas, ära tee nii. Mis sa talle halba teinud ole, ne? Oli ju korras, ne? No nii, siin läheb tagasi. Siin jäi õigesti, ja. Ei jäänud. No nii, teid sa jää. Ma nüüd liigutasin kaamerat ka ilmsesti vahepeal. Tere pane siis tähele. Noh? Käi sa kanni. Mis ta probleem on? Aha, okei. Käsitsi saab ühesõnaga. Nagu te näete, kui sa ostad endale äri või ütleme, kui sa ostad endale äriklassi autot, mis on Opeli poolt loodud, sellega sa saad. Kokkuvõtteks, tänu sellele, et see auto on suur, lai, tal on hea ökonoomne ja piisavalt võimas mootor. Tänu sellele, et sees on palju ruumi, siis ma leian, et see on siuke ideaalne auto pere jaoks, kui teil on 2 last, 3-ga ma siin ei soovitaks liikuda või osta selle jaoks, et 3-ga liikuda. Noh, häda juhul saab seda teha, aga ma tegelikult soovitaks teil midagi suuremat leida. Tänu oma suurusele see auto seisab hästi tee peal. Sees on vaikne. Ta summutab hästi mootori ja siis rataste müra. No ma proovin teil näidata, mis vahe on, kui ma teen lahti. Ma ei tea, kas seal video peal jäi midagi kuulda, aga kui ei jäänud, siis see on ju veelgi parem. Et lõppkokkuvõtteks ma ütleks niimoodi, et pere jaoks on see ideaalne auto, kui teile meeldib sõita ringi, reisida, teete veel taksoga tööd, siis ka päris hea auto. Vaatamata sellele, et ma sain selle autoga petta, ehk siis see autoremont läks mulle veel kallimaks maksma, ehk siis ma pidin juurde maksma 3000 eurot, siis üldiselt ma olen selle autoga rahul. Ma leian, et see on ideaalne auto pere jaoks, ta on suur,
Ta on lai, pikk, ta püsib hästi tee peal, mootor on piisavalt võimas, et meid edasi vedada. Ja samuti takso jaoks ideaalne selline auto, millega klienti vedada tänu nahksisule. Meil siin istmed ei määrdu nii väga ja võib-olla ei pea siis käima mingi skeemilises nii tihti kui võib-olla tekstiilistmetega. Lisaks veel kõik varustus, mis siin on pandud juhi jaoks, see veel lisab sellele autole väärtust. Nii et mina ütlen, et mina olen rahul selle ostuga ja tõenäoliselt te näete veel pikalt seda erinevates videotes. Sõbrad, ma tänan, et te olite minuga, vaatasite seda videot lõpuni ja nagu ikka, kui meeldis like, ei meeldinud dislike ja järgmise kohtumiseni.